Paistab, et kell on 10 saanud, et võime vist vaikselt pihta hakata. Siin viimased inimesed veel liituvad. Tore näha, et teid on siia nii palju kokku tulnud, et hetkel juba peaaegu 80 inimest. Et räägime täna siis natuke sellest, kuidas enda e-mailis olevat töövoogu või töödevoogu ja tööde järjekorda nagu automatiseerida. Kõnelejateks või esitlejateks oleme siis täna mina, Taavo, kes ma olen Oixios töötanud viimased 8 aastat nüüd, tegelenud erinevate BI teemadega, aruandlusega, automatiseerimistega. Siis räägib Arvi, kes on küll meie tiimis üsna värske liige, aga tuleb väga suure kogemuste pagasiga Power Platformil, et on arendanud erinevaid lahendusi nii Eestis ettevõtetele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele ja kokku võtab siis selle tunnikese Eeva, kes on meie ärianalüüsi ärisuuna ärijuht. Kui hüppame siit kohe juba teemasse sisse, siis me näeme järjest rohkem, või tegelikult me pikka aega näinud seda, et paljudes ettevõtetes algab see tööde protsess pihta e-mailist või e-postkastist. Et sinna ei tule lihtsalt tavalised kirjad, vaid tulevad sellised päriselt ettevõtte töö jaoks olulised andmed, näiteks tellimused, arved, saatelehed, erinevad kinnitused ja nad tulevad ka väga paljudes erinevates formaatides. Et see ei tähenda seda, see tähendab nüüd seda, et e-post ei ole nagu ainult suhtluskanal, vaid väga tihti on see koht, kuhu nagu maandub järgmise etapi sisend. Et seal on reas erinevad dokumendid, tegevused, mis ootavad avamist, keegi peab läbi lugema, sisestama kuhugi. Ja kui see protsess see koht muutub aeglaseks või nõuab liiga palju käsitööd, siis tekib ka siia pudelikael ja edasised protsessid nagu sealt downstream jäävad ootele. Täna siis püüamegi näidata seda, et kuidas seda pudelikaela saaks siis nende Power Platformi tööriistadega eemaldada, et muuta see tööde alguspunkt targemaks ja sujuvamaks. Oluline mõte siin ongi see, et see probleem iseenesest ei ole see, et need andmed tulevad meieni siin e-kirjas, kas ta siis on failina või seal e-maili nagu bodis sisse kirjutatud, et probleem on tegelikult see, et see info jääb seisma ja ta ei liigu piisavalt kiiresti edasi ja kui liigub, siis tihti nagu võib seal tekkida selle info liigutamisel vigu, kuna sellega tegeleb inimene. Et iga kord, kui see inimene peab seda infot käsitsi sisestama kuskil, ümber kirjutama või kontrollima, meil on selle jaoks läheb aega. Selle liigutamisega, nagu ma ütlesin, tekib peaoht ja see protsess tihti sõltub ühest inimesest ja kui neid parasjagu tööl ei ole või nad on eemal kuskil, siis kogu see downstream protsess jääb nagu seisma. Et kui me räägime nagu mõnest kirjast, mõnest manusest päevas, mõnest manusest nädalas, siis see on lihtsalt selline tüütu töö nii-öelda. Aga kui see maht juba kasvab, siis see võib muutuda äririskiks. Et meil just hiljuti oli üks klient, kes võitis ühe suure hanke ja nad olid nagu valiku ees, kas palgata inimene tööle, kes reaalselt iga päev tegelebki sellega, et võtab neid tellimusi sisse ja kirjutab siis süsteemi edasi või proovida seda automatiseerida. Nad hakkasid ise seda alguses automatiseerima ka Power Platformi tööriistadega. Nad said tegelikult selle peaaegu ise ka tööle. Probleem tekkis nagu skaleeritavusega ja paindlikkusega, et nagu mingi infokild muutus, siis nad pidid hakkama seal kogu seda protsessi ümber tegema, et siis meie aitasime neil lõpuks selle ehitada selliseks paindlikuks, et kui on uus klient või uus protsess, uus mingi dokumendi vorming, siis selle lisamine toimub läbi lihtsalt mingisuguse master data muutmise, mitte nüüd kogu protsessi ümber tegemise. Siis edasi me oleme kuulnud ka seda küsimust palju, et kas me ei võiks lihtsalt ehitada mingisuguse sellise tellimusportaali, kus siis klient saab tulla ja sisestada
tellimusi. Teoorias on see küll väga loogiline mõte, aga sest see portaal annab meile nii-öelda standardse sisendi. Aga praktikas ma olen näinud, et see nii lihtne ei ole, et see klient tahab sageli saata info otse enda süsteemist näiteks ja kasutada oma tänast tööviisi, et nad ei ole valmis hakkama enda protsessi muutma selle jaoks, et nad saaksid meile siis mingisuguseid tellimusi näiteks saata. Ehk see tähendaks nagu selle kliendi jaoks palju lisatööd ja nagu protsessi muudatusi nende poolt. Siis on kindlasti ka mõned suurkliendid, kes lihtsalt ütlevad, et ei, meie võime teile põhimõtteliselt kirjatuviga ka tellimusi saata, et kui teile ei sobi, siis otsige mõni teine või otsime kellegi teise endale partneriks, on ju. Ja kui me räägime nagu, vaatame seda e-maili ja portaali nüüd kõrvuti, siis tegelikult see portaal nagu lahendaks mingit tellimuste probleemi võib-olla, aga e-maili peal me räägime ikkagi rohkem ka arvetest, saatelehtedest, kinnitustest ja nii edasi, et ta on nagu natukene paindlikum. Ja kui täna juba see nii-öelda oluline info tuleb e-postiga, siis ongi nagu, siis see tegelikult võiks jääda selliseks loogiliseks kohaks, et pole mõtet hakata seda protsessi täielikult ringi tegema. Klient on õnnelikum või meie partner, kes iganes, ta ei pea enda protsessi muutma, saame kasutada olemasolevaid kanaleid. See teeb ka selle alustamise ja juurutamise palju kiiremaks. Nagu ma juba mainisin, et siin me ei piirdu ainult siis nagu mingisuguste tellimustega, vaid me saame sarnast loogikat kasutada ka arvete, saatelehtede igasuguste muude e-postiga saabuvate dokumentidele. Ja me saame alustada nagu ühest protsessist ja siis seda baasi kasutada ära ka teistele protsessidele, kui me selle korra ära loonud. Ehk kokkuvõtteks võiks nagu öelda nagu nii, et me pigem võiksime muuta targaks selle koha, kus töö täna juba toimub ja loome edasi sealt nagu sellist skaleeritavast lahendust. See on tihti praktilisem, realistlikum ja äriliselt ka mõistlikum, kui alustada nagu mingisuguse suure ümberkujundusega, kus kõik peavad siis hakkama meie uue protsessi järgi nagu tegutsema. Ja edasi ma tegelikult annakski sõna juba Arvile, kes näitab meile nüüd tehnilisema poole pealt, kuidas see kogu protsess välja näeb, mis tükid seal on ja nii edasi, et Arvi, sõna on sinul. Sa oled mõtte peal. Tere ka minu poolt. Nii, kohe näitame ja jätkame siis, nagu Taavo ütles, et natukene tehnilisena poole pealt. Ma käin siis läbi ühe näidislahenduse demo, mis on tehtud Power Platformi peal ning selleks, et see demo oleks sujuvam ja aeg neid ei piiraks, siis on need salvestatud, kuid ma käin need kõik üksikult läbi ja seletan kenasti juurde. Nagu Taavo juba tutvustas, siis dokumentide automatiseerimiseks on antud näidislahendusest kasutatud siis Power Platformi tööriistu. Power Platformil on erinevaid tööriistu, millega saab luua veebirakendusi, mobiilirakendusi, luua erinevaid automatiseerimise töövoogusid. Lisaks on seal ka AI mudelite kasutamise võimalus ning sisse ehitatud ka selline andmebaas, mida saab kenasti nende lahenduste tarbeks kasutada. Et järgnevalt ma siis tutvustangi sellist AI põhist dokumentide töötlemise näidislahendust, alates siis e-mailide postkasti laekumisest kuni siis sellest eraldatavate andmete eksportimiseni sihtsüsteemi. Et siin nagu pildiga näidatud, käime läbi kõik need 6 sammu, et esmalt vaatame, mis võimalused on sellel hetkel, kui dokumendid saabuvad manusega e-posti. Vaatame üle, kuidas need dokumendid siis salvestatakse, mis võimalused seal on.
siis liigume edasi nendelt dokumentidelt andmete eraldamisega ai abil ja salvestamisega andmebaasi. Seejärel vaatame, millised võimalused on siis eraldatud andmete valideerimisel, automaatsel valideerimisel ai mudeli abil ja kuidas siis kasutaja saab ka ise neid protsessi etappe jälgida, neid andmeid üle vaadata ja vajadusel ka kinnitada. ning seejärel põgusalt vaatame ka ja räägime, millised on need võimalused siis eksportimiseks sihtsüsteemi. Ja kokkuvõttes selline automatiseeritud töövoog kindlasti vähendab kopeerimist, on kiirem, jälgitavam paremini. See töövoog on suhteliselt sujuv. Et võib-olla ajaloost natukene nii palju, et Power Platformil on Microsofti poolt ka endal loodud selline document automation toolkit, mis tegelikult on sarnane töövoog, sarnane lahendus, kui ta kasutab pisut vanemat ai builderi mudelit, mis nii-öelda nõuab kasutajalt väljade defineerimist PDF-il, et sa pead näitama ära, kus asub kuupäev, kus asub ettevõtte nimetus, tarneaadress ja muu info ja seda siis tuleb teha iga erineva näiteks PDF struktuuri puhul ja igal erineval kliendil on erinev struktuur, et seal on päris palju sellist koolitus- ja õpetamisaega. Antud lahenduse puhul, mida ma siin kohe näitan, seda vajadust ei ole, et uus mudel suudab sõltumata siis struktuurist ise need andmed tuvastada ja ei vaja sellist ettenäitamist. Aga liigume siis edasi esimese sammuga ja esimene samm on meil siis see, kus dokumendid saabuvad e-postkasti ja sinna e-postkasti saabumise jälgimiseks on mitu võimalust, et Power Automate Flow on see tööriist või see orkestraator, kes siis jälgib seda postkasti, seal on võimalik seadistada, et kas sa jälgid kellegi isiklikku postkasti või sa jälgid jagatud postkasti. Lisaks on seal võimalik siis määrata seda, et käivita töövoog sellistel juhtudel, kui saabunud e-kirjas on manus, kas üks või mitu. Või siis on võimalik seal defineerida ka sellist varianti, et jälgi teatud kausta, et mitte ainult inbox'i, vaid ainult siis, kui kiri manusega saabub teatud kausta, et siin paremal pool on ka visualiseeritud, et kui ma liigutan sisse tuleva tellimuse, mis on näidislahenduses teostatud, et kui tuleb siis see tellimus, millel on manus ja see satub doc-auto kausta, siis käivitatakse töövoog dokumentidelt automaatselt andmete tuvastamiseks ja eraldamiseks. Ja siin on ka jällegi mitmeid võimalusi juurde arendada, et Outlookis on endal erinevad reeglistikud, mida saab siia juurde lisada, et neid variante, kas teha see täisautomaatseks või võimaldada kasutajal ise seda liigutust teha või kasutada Outlooki enda ruule, et neid paindlikke variante on seal mitmeid, et seda saab kõik seadistada vastavalt vajadusele. Aga see süsteem siis jälgib seda postkasti, tuvastab automaatselt need kirjad, kus on manused, töötlemine käivitub siis vastavalt nendele reeglitele, mis on sellel seadistatud. Antud juhul on mul seadistatud näidislahenduses selliselt, et ainult siis käivitub, kui doc-auto kausta see fail või see email failiga jõuab. Ja siis juba liigub see töövoog järgmisesse sammu. Aga enne kui me läheme järgmise sammu juurde, siis natukene soojendame oma näppusid ja küsiks kõigilt vaatajatelt seda, et millises formaadis jõuavad teile e-posti teel saabuvad kirjad, kus on siis failid manusena kaasas. Et selle tarbeks peaks teile ilmuma üks poll, kus te saate siis enda vastused meiega jagada. Vahepeal lonksu ette ja annan natukene aega vastata. Nii, aga
liigun siis enda poolt teise sammuga edasi, et ilmselt on seal võimalik veel vastamisega jätkata. Ja teisel sammul siis need emailid, kus on manused, need saabuvad sellesse etappi, kus töövoos otsustatakse, et jah, see on see dokument, mida meil on vaja salvestada, siis salvestatakse need dokumendid andmebaasi. Andmebaasiks siis antud näidislahenduse puhul on Dataverse, mis on siis Power Platformi sisse ehitatud andmebaas. Ja seal need siis salvestatakse need failid, salvestatakse failidega seotud andmed nagu faili nimi, saabumise kuupäev ja seal on ka erinevad staatused. Lisaks seotakse siis see dokument töötlemisprotsessiga ja iga manus on siis eraldi dokument ja see seotakse siis eraldi töötlemisprotsessiga, et iga dokument on eraldi töötlemisprotsess. Ja siin tasuks võib-olla mainida seda, et iga eraldi dokument siis käib läbi erinevad staatused. Ma näitan visuaalselt ka need staatused siin kohe ette, aga mainin nii palju, et ma olen selle kiirendanud, et reaalselt need võtavad pisut rohkem aega kui 7 sekundit, aga siin ma tahan lihtsalt näidata seda, et siin näitislahendusena tuli meil siis uus kiri, kus oli manus, sales order, tellimus ja kui see saabub sisse, siis selle staatus läheb new ehk uus. Kui me laseme edasi, siis me näeme, et siia on tulnud teine dokument sisse, mis on siis not valid, see on siis minu poolt lihtsalt demo jaoks näidislahendusena tehtud selline tellimus, kus on vead sees. Ja hetkel on need mõlemad siis töötlemise faasis. Lähme edasi, siis me näeme, et üks on juba töödeldud, teine on endiselt töötlemisel, et need on tegelikult mõlemad ühes kirjas olnud 2 manust, et ta võtab need ükshaaval ette ja hakkab neid töötlema. Me näeme, et mõlemad on töödeldud ja me näeme, et üks neist, mis on siis not valid, kus ongi teadlikult, tahtlikult vead sisse tehtud, on meil manual review, siis see fail on vaja käsitsi kasutajal üle vaadata, mida me hiljem lähemalt vaatame, kuidas see käib ning teisel juhul on validated ehk siis see siis AI poolt automaatselt valideeritud dokument. Kui see pilt tundub väike, siis control ja scroll'iga saab sisse zoomida ja näha seda natukene suuremalt. Et siin mõned videod veel tulevad, siis on hea näppuunega. Et kogu see dokumentide haldus ja selline jälgimine, protsessi jälgimine toimub siis sellises Power Appsi kasutajaliideses. Siin on võimalik refreshida, et siis saada värsked andmed peale ning võimalik ka filtreerida, et tahan näha ainult need, mis vajavad käsitsi ülevaatamist või need, mis on automaatselt valideeritud. Või siis need, mis on nii-öelda ebaõnnestunud, kas töötlemine on ebaõnnestunud või siis eksport on ebaõnnestunud. Nüüd järgmine samm, et kui meil on need dokumendid salvestatud, meil on dokumendiga seotud andmed salvestatud, siis toimub andmete tuvastamine AI abil. Et meil on AI mudel, mis analüüsib seda igat dokumenti ja eraldab siis need automaatselt vajalikud andmeväljad. See siis ei sõltu sellest, kuidas see fail on üles ehitatud. Ma lisan veel nii palju, et antud näidislahenduse puhul on võimalik siis töödelda PDF-faile ja pildi-faile. Et Wordi ja Exceli faile see mudel automaatselt ei toeta, et see eeldaks siis eelnevat konverteerimist PDF-iks. Ja kui me lähme nüüd selle mudeli juurde tagasi, siis vaikimisi kasutada GPT 4.1 minimudelit, aga seal valikus on võimalik valida ka teisi mudeleid, mis on peamiselt siis kõik OpenAI GPT erinevad mudelite valikud. Mudel ise siis kasutab eeldefineeritud prompti, et see prompt on siis see koht, kus saab öelda, et milliseid andmeid
me tahame seal nendelt dokumentidelt välja lugeda, eraldada. See mudel tuvastab siis promptis defineeritud andmeväljad. Vajadusel ta muudab nende andmete formaati, näiteks kui meil on miskid kuupäevad ja me tahame seda kindlas formaadis, siis ta loeb sealt selle kuupäeva välja ja siis konverteerib ta sobivasse formaati. Sama saab teha numbritega ning sümbolitega ka, et seal on päris palju paindlikke reegleid, mida saab siis ise vastavalt vajadusele seadistada. Sümbolite puhul siin võib tuua näiteks valuutasümbolid, et kui me tahame neid andmeid sealt lugeda, eraldada, et me tahame saada täisnumbrit ilma selle valuutasümbolita, et siis promptist saab defineerida, et palun eemalda neid. Lisaks suudab see mudel siis töödelda erinevate tarnete dokumente, et nagu ma eelnevalt mainisin, siis varasem mudel vajas sellist lahterdamist, et iga kliendi kohta defineerida ära, kus asub kuupäev, kus asub ettevõtte või kliendi nimetus ja siis tellimuse read. Siis siin seda teha ei ole vaja, et ta ise lihtsalt otsibki sealt failist just need väljad, mis on defineeritud ja mida on vaja eraldada. Ja kui tal on need vajalikud andmed sealt dokumendist leitud, siis ta väljundina annab sellise JSON kujul struktureeritud key value pair'iga, sellise paarina parameetri ja selle parameetri väärtuse, et nagu ka siin illustreerivalt on näidatud, et meil on order number ja siis ta on sellest failist välja võtnud selle tellimuse numbrid ja samamoodi ka kuupäevad ja teiste vajalike andmeväljade puhul. Nüüd järgmine samm, kui meil on need andmed käes, meil on nad JSON kujul salvestatud Dataverse andmebaasi, siis käivitub järgmine töövoog, ehk siis antakse need andmed kontrollimiseks või siis valideerimiseks järgmisele AI mudelile ja see mudel siis kontrollib automaatselt need JSON kujul eraldatud andmed, vaatab üle ja vaatab, et kas need siis vastavad defineeritud valideerimisreeglitele. Need valideerimisreeglid samamoodi saab defineerida promptis. See valideerimisreeglistik kontrollib näiteks kuupäevasid, et ei oleks näiteks tellimuse saabumise kuupäev hilisem kui eeldatav või oodatav tarnekuupäev, et kas kohustuslikud väljad on väärtustega täidetud, et neid reeglistikke saab sealt paindlikult ise siis juurde lisada, testida, katsetada. Et nii nagu ärilooga ette näeb, nii on neid võimalik sinna juurde lisada. Ja kui valideerimismudel leiab sealt vea või puuduva välja või miski formaat ei vasta nendele reeglitele, siis ta suunab selle dokumendi staatusesse manual review, mida ma eelnevalt demosin. Vaatame siis korra, kuidas demo lahenduses või näituslahenduses toimub valideeritud, AI poolt automaatselt valideeritud dokumendi läbivaatamine. Ma käivitan selle video ja räägin siit kohe juurde, et kellel on natukene väiksem see pilt, siis võib seda sisse suunada. Et siin me võtame selle valideeritud dokumendi. Selle avades on meil siis üleval faili nimi. Meil on failiga seotud info, milleks on kuupäev, staatus ja valideerimise tulemus, et siin on automaatselt valideeritud by AI. Siis on meil siin erinevad väljad, et meil on siin tellimuse number, customer contact ehk siis kliendi kontaktinumber, kliendi nimetus, tellimise kuupäev, tarneaadress ja tarnekuupäev. Et neid väljasid kõiki saab vastavalt vajadusele muuta, lisada, eemaldada, et see kõik lihtsalt hetkel näituslahendusena selliselt tehtud, et see kõik on kohandatav. Ja neid välju saab kenasti muuta, neid saab salvestada, need hoitakse Dataverse'is ja sarnaselt on kuvatud ka tabeliandmed, ehk siis tabel on siis antud tellimuse puhul need tellimuse read, et siit on võetud
reanumber, kood, kirjeldus, kogus, mis ühikuga on tegemist ja siis ühiku hind. Et samamoodi saab neid väljasid muuta, lisada, eemaldada. Ja siit vasakult on näha need andmed, mis on siis eraldatud, siis paremalt poolt on näha see originaalfail ise, et seda saab siis samamoodi sirvida, vaadata, et milline see originaalfail oli. See on siis kasutajaliides näidislahenduse puhul, automaatselt valideeritud dokumendi puhul, kui seda on huvi või soov kasutajaks siis vaatama minna. Nüüd järgmise sammuna vaatame siis seda, et vaatame seda teist faili, millel olid vead sees. Et kui see teine fail, not valid, jõuab AI valideerimismudeli poolt lauale, siis mudel tuvastab, vaatab need andmed üle ja ta tuvastab, et seal näiteks on mõni väli puudu või siis vale formaadiga, siis ta lükkab selle staatusesse, et see vajab käsitsi ülevaatamist. Ja kasutaja saab siis need AI poolt tuvastatud andmed üle vaadata ja siis saab vaadata, et millised andmed on puudu või formaat ei vasta. Ja AI siis omalt poolt kuvab need andmed, mis ta leidis ja kuvab, kasutajaliides on kuvatud siis need andmed, mida ei ole leitud või on valesti, et näitan jälle visuaalselt ette. Demo lahenduses avasime selle veaga faili, veaga tellimuse. Tellimuses samamoodi on üleval saabumise kuupäev, hetke staatus, mis meil on manual review ja siis ka AI poolt tuvastatud reeglitele mittevastavused. Et siin saab siis muuta või korrigeerida need andmed, mis on vigased. Nagu on näha, siis vigastel väljadel on punane ring ümber, antud juhul on see puudu ja puudu olevat saab ka kenasti kopeerida siit paremalt olevalt PDF preview'st, et siit saab neid asju copy paste ida ka siia, et oleks kiirem. Ja siis salvestame. Salvestamisel on teated üleval ribal, et kui see salvestamine õnnestus. Muul juhul, kui on vead, siis samamoodi veateated kuvatakse kasutajaliides seal üleval ribal. Ja sarnaselt siis vaatame ka tellimuse kirjeid, et siin on näha, et unit price väli sisaldas neid valuutasümboleid, et neid ei tohi olla ja sellepärast ka on tuvastatud, et see vajab käsitsi ülevaatamist ja see fail on nii-öelda vigane. Et siin on siis võimalik need eemaldada ja siis need parandatud, korrigeeritud andmed kenasti salvestada. Ja seal oli meil ka veel üks väli tühi, et selle ta kirjeldab siia nii-öelda vabas vormis ära, et milliseid vigu ta leidis. Kui meil on need vead parandatud, salvestatud, punased kastid eemaldatud, siis me saame käsitsi öelda, et see dokument on meil nüüd valideeritud. Ja nagu näha, siis ka see not valid dokument saabus meil siia staatusesse, mis on valideeritud. Et sellisel kujul on võimalik neid andmeid siis kiiresti muuta, täiendada. AI toob esile need vead, puuduvad väärtused ja nii saab siis ennem sihtsüsteemi eksportimist need andmed üle vaadata, parandada, salvestada ja seda siis selles Power Apps kasutajaliides siis. Liigume siis edasi järgmise sammule. Meil on 2 dokumenti, millest üks oli automaatselt valideeritud, teise vaatasime üle, parandasime, salvestasime andmed ära ja nüüd nad on mõlemad meil valideeritud kujul olemas. Järgmine samm on meil andmete eksport. Näidis lahenduses andmete reaalselt eksporti ei toimu, sest et see sõltub iga
iga kasutusjuhu korral on see siis erinev sihtsüsteem või erinev variant, mida soovitakse teha, et siin me lihtsalt käime selle sammu läbi ja räägime erinevatest võimalustest. Et see ekspordivõimekus saata need valideeritud andmed teistesse infosüsteemidesse, siis sõltub ühelt poolt sellest sihtsüsteemi enda võimekusest, kuna Power platvormil on hästi palju erinevaid konnektoreid, millega erinevate süsteemidega on võimalik ühendada, siis üks variant on see, et kasutada selleks Microsofti poolt või siis kolmanda osapoolt väljastatud konnektorit. Või kui konnektor puudub ja sihtsüsteemil on olemas REST API liides, siis on võimalik luua ka custom konnektor ja selle abil siis need andmed eksportida sihtsüsteemi. Ja neid konnektoreid on seal, kui ma ei eksi, siis juba üle 2000 erineva, et neid võimalusi on seal päris palju. Ja ütleme näiteks, kui isegi ei soovita või ei ole võimalust otse sihtsüsteemi neid andmeid edastada ühel või teisel põhjusel, siis on võimalus need eksportida failina. Ja just selle eesmärgiga, et näiteks sihtsüsteem ei võimalda otse liidestust, siis meil on, aga ta võimaldab mingil teatud struktuuriga faili kujul need importida lihtsalt ja kiirelt, et siis on ka see variant, et me ekspordi etapis ekspordime need valideeritud andmed sealt seest näiteks CSV või XML-i kujul välja ja see siis võimaldab kiirelt sinna sihtsüsteemi need sisse importida. Mida ma tahan siin öelda, on see, et see ekspordi loogika on kohandatav vastavalt äriprotsessile ja vastavalt selle sihtsüsteemi võimalustele. Ja see käivitamine ise, seda saab teha ka automaatselt. Et me ütleme, et kui tellimus või dokument, mis on emaili manuses, on töödeldud ja ta on jõudnud valideeritud staatusesse, siis me saame öelda seda, et saada nad kohe sihtsüsteemi. Ja teine kasutusjuht oleks see, et kui me seda teha ei taha, et me tahame ikkagi kas või korra ise kiire pilgu peale visata, siis on ka võimalus see, et me teeme seda lõpupajutusel. Et siin antud näidislahenduses on just näidatud see variant, et me vajutame export nuppu, mille tulemusel siis käsitsi toimub see sihtsüsteemi edastamine. Meile kuvatakse teade, et see õnnestus, vea korral oleks kuvatud teade, et milles siis viga seisnes ja õnnestumise korral muudetakse siis nende failide staatuse eksported, muul juhul siis eksported failed, nagu ka siin allpool on näidisena täitsa või mõne rida olemas. Ja see siis võimaldab jälgida nende erinevate dokumentide töötlemise sellist staatust ja neid ka veateavitusi siin. Ja siin 6. sammuga see töövoog lõppekski, et meil on andmed postkastist saadud kätte AI abil, nad on ka teatud reeglistik alusel AI poolt automaatselt valideeritud. Kui seal esineb vigu, siis antakse kasutada sellest teada. Teada saab anda emaili teel, teada saab anda näiteks Teamsis, et ka neid variante, kuidas kasutada, teavitada sellest, et dokumenti oma üle kontrollida, neid on mitmeid ja saab siis vastavalt vajadusele neid implementeerida. Ja vaatasime siis läbi ka selle, et kuidas toimub kasutajaliideses kogu selle protsessi haldus, mis infot me näeme ja kuidas toimub siis sihtsüsteemidesse andmete edastamine. Et kasutajaliides samamoodi paindlik, saab juurde lisada, muuta erinevaid andmeväljasid, erinevaid nupukesi, filtreid ja kõike, mis parasjagu tundub vajalik. Aga liigume siis edasi, et siin jällegi näppude soojenduseks
kerge küsimus, et kas see tutvustatud näidislahendus eeldusel, et see oleks täielikult teie organisatsiooni nõuete järgi ellu viidud, oleks teile kasulik. Siin siis saab jälle anda enda arvamusest märku Olli küsimusele vastates. Seda võtan lonksu vett, ma näitasin aega vastata. Nii, aga liigume siis natukene edasi. Et meil see näidislahendus on läbi käidud, see näidistöövoog on läbi käidud. Vaatame siis edasi, et millised võiksid olla selle näidislahendusega seotud kulud. Et lahendusega seotud kulud koosnevad siis implementatsioonikuludest ja platvormi litsentsikuludest. Et selle näidislahenduse implementatsioonikulu hinnanguliselt võiks jääda sinna 5 tööpäeva kanti. Ja siinkohal siis just selle näidislahenduse näitel ühte tüüpi dokumentide töötleme, näiteks ostutellimused, just sellel eesmärgil või sellel põhjusel, et kindlasti nendel erinevatel dokumentidel võivad olla erinevad väljad, mida soovitakse koguda, et siis arvel on ilmselt teistsugused väljad kui tellimusel või saatelehel, et siis see näidishinnang on implementatsiooni puhul mõeldud just ühte tüüpi dokumentide töötlemise puhul. Ja samamoodi ka vastavalt siis näidislahendus olevate väljade arvule, et neid väljasid saab seal olla vähem või rohkem, aga see siis mõjutab seda aega implementatsiooni osas. Ja lisaks implementatsioonile on vaja ka antud näidislahenduse või siis antud lahenduse realiseerimisel ka Power Apps Premium litsentse. Ja Premium litsentse sellel põhjusel, et lahenduse implementatsioon hõlmaks siis erinevaid keskkondi, nende keskkondade vahel lahenduse paigaldust ja seadistamist. Ja selleks puhuks on vaja siis sellele seadistajale, paigaldajale kindlasti ühte Premium litsentsi ja lisaks siis iga kasutaja kohta, kes neid andmeid sealt üle vaatab või valideerib, siis sellele kasutajale on samamoodi vaja Premium litsentsi. Premium litsentsi, ühe litsentsi kulu on 17,30 € kasutaja kohta ühes kuus. Siin lisaks ära võib-olla nii palju, et kui kasutajana küljes Premium litsents, et siis rakenduste ja töövoogude arv ei ole seal piiratud, et selle litsentsiga saab kasutada piiramatu arv erinevates keskkondades erinevaid rakenduse ja töövooge. Ja lisaks siis litsentsikuludele on meil Copilot Credit, mis kulub siis AI mudelite toitmiseks. Ja see hinnang sellele Copilot Crediti kulule tegelikult sõltub sellest, et kui mahukas on selle lehekülje sisu, et kui palju seal neid sõnu või siis lauseid on, aga testides seda lahendust, siis hinnanguliselt on see ühe lehekülje maht mõlema mudeli peale kokku kusagil 1 Copilot Credit, kui seda kasutada GPT 4.1 minimudeliga. Selle ühe krediti hind on seal 0,085 senti. Ja nüüd siis lihtsalt näidislahenduse puhul toome näite, et kui lahendus töötleb 10 000 lehekülge kuus ja meil on 3 kasutajat, kes soovivad seda valideerida, siis see kulu 3 kasutaja pluss selle seadistaja kasutaja kohta oleks 150 ja Copilot Creditil sinna juurde oleks siis 150/20, see on püsikulu sellise lahenduse puhul. See on selline näitlik näide. Ja siis nende premium litsentsidega tuleb kaasa ka Dataverse'i faili andmemahu andmemaht siis, et kui see andmemaht peaks saama täis, siis neid on ka võimalik Dataverse'ile eraldi selliste add-onidega juurde osta.
ja need tegelikult nende litsenseerimist, ma siin süvitsi litsenseerimisse ei lähe, aga kui on olemas miskid teised litsentsid, mis katavad näiteks PowerApps Premiumi litsentsi ära, et siis seal kindlasti on võimalik kaaluda ka neid variante, et Dynamicsi tooteseerial on erinevaid võimalusi selleks, et see sõltub siis case by case, et mis võimalused seal on, et seda saab siis vastavalt sellele vaadata. Aga võtaks siis selle näite kokku, et näidatud lahendus siis illustreeris meil dokumentide automatiseerimise võimalusi Power Platformi abil ja selle äriline väärtus kindlasti oleks see, et see kiirendab dokumenti töötamise protsessi selle tõttu, et need automaatsed käivitused ja andmete töötlemised toimuvad taustal. Inimese kätte on vaja külge ainult siis, kui esinevad vead. See kindlasti vähendab andmete käsitsi sisestust ja sellega seotud võimalike vigade hulka, mis tegelikult omakorda ka parandab andmete kvaliteeti ja usaldusväärsust just nende erinevate valideerimisreeglite tõttu, mis seal vahel on. Ja ka visuaalselt kuvatud punased kastikesed, mida saab kasutajaliidesse lisada, et ei jääks midagi märkamata. Ja kogu selle tulemusena siis saab see kasutaja siis keskenduda väärtuslikumale tööle, et ei pea andmeid sisestama. Ja tehnilise poole pealt on see lahendus kindlasti paindlik, kohandatav, nii nagu ma ka mitmel pool välja tõin, et ta on kohandatav vastavalt erinevatele dokumenditüüpidele, arved, tellimused, saatelehed ja nii edasi. Ja ta on kohandatav ka sellisel kujul, et kui meil tulevad mingid andmed mingil kujul sisse, siis meil on võimalik neid ümber formaatida, näiteks kuupäevad või niisugused hinnad. Ja neid prompte või neid AI mudeleid saab siis seadistada vastavalt enda äranägemise järgi. Samamoodi saab seda teha valideerimisreeglite korral ja see ekspordi loogika on hästi kohandatav vastavalt konnektorite ja siis süsteemi enda võimekusele. Et need integratsioonivõimalused erinevate süsteemidega on väga laialdane. Siis lisaks on sinna võimalik juurde ka tekitada kinnitusringid, mis annab sellise lisakihi sinna protsessi juurde. Ja näiteks on võimalik tekitada juurde ka mobiilirakendus, et kui meil on kasutaja, kes on kusagil, ütleme, kontorist eemal, on ta siis autos, kuskil veokis ja tahab teha mingist saatelehest näiteks pildi ja käivitada sellega selle töövoo, siis ka see on võimalik. Aga enda poolt ma siinkohal lõpetaks ja annaks sõnajärje üle Eevale. Jaa, enne kui ma sind ära lasen, ma võtan siit 2 küsimust, mis sinu jutu käigus on esitatud. Et esimene küsimus on, et kas saab tuvastada niinimetatud valearvet ja tuvastada sama kliendi dokumendi põhja peale genereeritud võltsinguid? Muutused fondis või numbrite asukohas või kirja saatja aadressi muutused ja nii edasi. Ma ei saa seda nii-öelda, seda tasub testida, see on päris hea tegelikult use case, selles mõttes, et ma ei oska seda kinnitada, aga kui seda on võimalik defineerida promptis, siis võib-olla tõesti on see võimalik, et seda peaks proovima. Et selliste disaini elementide muutused nagu ühe konkreetse kliendi puhul, et seda peaks proovima. Seda peaks proovima jah, ja seal saab neid erinevaid mudeleid valida, et võib-olla võimekam mudel suudab seda teha, aga peast on keeruline seda hetkel väita või ümber lükata.
No mina tean nii palju, et neid võltsinguid tehakse ka, kontrollitakse ka nii, et võib-olla sellist, ütleme, tulebki võrrelda arve peal olevaid andmeid konkreetselt juba nagu kliendi poolt kinnitatud andmetega, et suurettevõtted tegelikkuses, kui nad arve info sisse loevad, näiteks PDF kujul, nad võrdlevad väga konkreetselt seda nagu pangakonto numbrit, et kas arvel olev nagu sihtkoht, kuhu raha kanda tuleb, vastab selle kliendi poolt nagu kinnitatud pangakonto arvele. Ja samamoodi muud sellised sisulised asjad, et isegi kui on tegemist võltsitud arvega, et see oluline info, kuhu raha peaks minema, vastab selle kliendi poolt kinnitatud ametlikele andmetele. Aga ka see ei pruugi olla nagu alati valiidne, et siis tehaksegi sinna otsa see kinnitusringi lahendus ka, et igal arvel on taga kuskil ostja, kes kinnitab, et jah, ma selle teenuse või selle kauba tellisin ja see arve on asjakohane. Et need on need, kus, mis on ka sellised praktilised näited, seda kinnitusringide lahendust, seda sa rääkisid. Ja, et kui meil on teiselt poolt olemas võrdlev mingisugune dokument, mille poolt nagu valideerida seda, et kas see vastab sellele, siis kindlasti tõstab seda tõenäosust, et seda oleks võimalik rakendada. Aga selline pilditöötlus jah, et võrrelda siukse golden key'ga või kuldse eksemplar tootega, et see on kindlasti AI võimekuses, et tehakse seda ka nagu muudes töölõikudes ettevõtetes, et on üks ideaalne eksemplar ja siis võrreldakse kõiki uusi eksemplare selle vastu. Ja. Just. Nii, aga siis teine küsimus on veel, et millist konnektorit soovitate andmete importimiseks Dropboxi? Ma usun, et Dropboxil on enda konnektor olemas. Ma nüüd peast kõiki neid 2000 konnektorit ei tea, aga peaks olema olemas. Ja kui ei ole, siis ma olen kindel, et Dropboxil on REST API võimekus, et custom konnektoriga saab siis seda lahendada. Nii, kas publiku seas on veel? Küsimused ja on tulnud juurde. Q&A lahti, siis me näeme sealt. Siin oli, nüüd me nägime. Vaido on küsinud, et kui Microsoft Copilot litsents on juba kasutusel, kas selle lahenduse jaoks on ikka Copilot krediit vajalik? Copilot tuleb mingisuguse krediidihunnikuga vist, aga ma ei tea, kas nüüd... Antud näidislahenduse puhul jah, vajalik krediitid, et kuna seal on, ta lihtsalt kasutab, ta ei ole Copiloti, Copiloti enda lahendus, et ta kasutab neid AI-mudelid, mis on seal platvormil. Aga Microsoft Copilotil on endal ka sarnane tööriist olemas, aga ta on previews ja selles mõttes ta on selline katsetamise faasis. Et kui ühel hetkel see nagu läheb... Jah, aga ka seal oli see, ma ütlen ausalt, Microsofti dokumentatsioonis ma ei lugenud välja päris selgelt, et kas nende lahendus nõuab või kas nende lahendus katab ära, ütleme siis, kas Microsofti Copiloti litsents katab ära nende lahenduse kasutamise. Et ühelt poolt oli info, et ei kata, et ikkagi on vaja neid krediteid. Et teiselt poolt siis justkui kuskilt nagu, et võiks katta, et see on midagi, mida peaks siis Microsofti poole pöörduma ja täpselt üle küsima. Aga ta on hetkel previews ja ta ei ole nagu ette nähtud productionist kasutamiseks nii või naa. Aga antud näidislahendus ikkagi vajab neid krediteid. Siis üks küsimus on meil veel siin, et kas dokumendil peab olema tootekood, et eksport ERP-i toimiks? Kas ilma tootekoodita leiab AI kirjelduse abil üles ka ERP-is oleva toote?
Ma ütleks, et kui neid kirjeldusi on seal 100 tükki ja kõik 100 on erinevad kirjeldused, siis leiab. Kui 2 tükki on täpselt samad, siis ta leiab 2 tükki. Et seal on nagu see, et kui hästi see kirjeldus on tuvastatav. Ja seda peab kuskil hoidma siis nii, et neid saab võrrelda, et kas me toome need kirjeldused dataversi või me pöördume sinna Herbi poole ja seal kuidagi siis matchime, loome mingid võtmed, et aga ma usun, et leiab. Aga jah, ma ei saa öelda, et see 100% saab olema alati, vähemasti annab mingi pakkumise ja siis saabki see kasutaja selles valideerimise punktis siis üle vaadata, et okei, vist on ikka õige ja ära kinnitada näiteks, et ta ei lähe automaatselt kohe edasi. Siis rohkem vist ei. See võib ka oleneda natuke sellest, et mõnes ERBis on ka, ütleme, tarnijakoodid sees, et tarnijad või ütleme, partnerid esitavad arveid oma kodeeringus ja siis, kui see kodeering on olemas ka ERBis, siis on ka see matching nagu lihtsam teha. Aga jah, see väga sõltub siis sellest, et missugused partnerid, kuidas käituvad oma arvete saatmisel või oma dokumendi saatmisel. Üks küsimus mulle tundub ikkagi on veel siin, et kas andmete automatiseerimist on võimalik teha ka business standard litsentsiga? Ma ei tea, see litsentside maailm, ma ei tea, mis see business standard, mis seal täpselt sees on, et see on hea see kataloog nii-öelda lahti võtta, vaadata, mis tükid seal sees on, kui seal on olemas see Power Platform Premium litsents, siis jah, kui ei ole, siis ei, et on jah nii, et seda peab sealt kõige ajakohasemast litsentside sellest juhisest siis järgi vaatama, et mis on kaasatud ja kas see katab premium litsentsi nõuded ära. Et neid on nii palju, et neid peast kahjuks tõesti ma ka ei tea. Ma olen praktikas nagu seda teinud, et me oleme läinud siis sinna kliendi admin portalisse ja vaatanud, et mis seal vaba on hetkel, et mitu tükki meil mingit litsentsi on ja kui seal juhuslikult ripub juba pikemat aega, sest et nad tihti tulevad ka selliste nagu bundlitena, et sa ostad selle Dynamicsi litsentsi ja siis sul on seal kaasas mingi 50 seda litsentsi ja 50 teist litsentsi, et kindlasti tasub sealt üle vaadata, kas midagi ripub kuskil või ei, siis võtta juurde see litsents. Ma võib-olla lisan nii palju, et nende Dynamicsi poolt laiendatud litsentside kasutamine üldjuhul eeldas seda, et see lahendus paigaldatakse Dynamicsi keskkonda, et siis sinna samma, kus see Dynamicsi see asub. Ja tegelikult see ei ole võib-olla parim praktika, et ta on küll litsentside mõttes soodsam, aga selle lahenduse rakendus implementeerimise osas natuke lisab sinna keerukust juurde. Aga jah, see business standardi all ilmselt on mõeldud Microsoft 365 business standardid, see on selline litsentsipakett, mis toob ju Wordi, Exceli, PowerPointi, Outlooki, SharePointi ja Teamsi, aga ja nendega kindlasti saab meile vastu võtta ja dokumente vastu võtta, aga jah, PowerAppsi litsentsid seal ei sisaldu. Ja Copilot Credit litsentse ka see nagu pakett kaasa ei too, aga võib ettevõttel olla, võib-olla teatud ettevõttel olla need PowerAppsi litsentse ostetud ka muude nagu kasutuslugude lahendamiseks, et siis need võivad olemas olla. Nii, kas on veel küsimusi? Mina rohkem siit ei leidnud Q&A-st. Nii, aga kui kellelgi veel oli, siis pange ruttu kirja sinna, et siis saab veel vastata. Ei võib praegu edasi minna, nii kaua, kui sinna äkki tuleb midagi. Ma panen siis oma kokkuvõtte siia slaididesse. Nii, kas on näha?
Mul on väga hea meel, et teid on nii palju siia täna tulnud. Ma loodan, et teil on hakanud mõtted kuidagipidi liikuma. Ma tahtsin siin võib-olla viimastel seminari minutitel rääkida siis 2 sõna, kes me üldse oleme, sest siin on ka, ma näen ettevõtteid ennast kirja pannud, kes ei ole meiega veel koostööd teinud. Et räägin siis 2 sõna meist. Et kes Oiksio üleüldse on. Täna Oiksio on siis ütleme grupp, kes toimetab Baltikumis ja Saksamaal. Meil on grupis mitu ettevõtet, kõige vanem ettevõte on juba 30 aastat toimetanud ja võib-olla kui vaadata täpsemalt, et siis erinevate IT-teenuste portfell on lai, et erinevad ettevõtted meil grupis ja erinevad üksused siis ettevõtete sees pakuvad erinevaid lahendusi digitaliseerimisest kuni siis tegelikult igasugu IT-tehniliste platvormide ja võrkude ja küberturbeni välja. Ja meie siis täna siin teie ees oleme ärianalüütika ärisuunast. Meie sellised põhifookused, kuidas meie toimetame, on siis juhtimisaruandluse ja ärianalüüsi juures. Teeme ka tööjõu ja palgaaruandlust, lisaks siis finants ja müügi ja lao ja tootmisaruandluste lahendustele. Meil on ka olemas täitsa oma eelarvestamise ja prognoosimise lahendus, mis jookseb kenasti kokku meie juhtimisaruandlusega, et eelarved oleks ka jälgitavad tegelike andmetega ja samuti tegeleme siis automaatika ja AI lahendustega sellistes stsenaariumites nagu näiteks sellises stsenaariumis, nagu me täna siin teile jaganud oleme. Meie meeskond on täna 16 inimest, erinevad võib-olla võimekused on meeskonnas, siin on erineva fookusega spetsialiste ja need fookusi on alates siis Azure'ist kuni Azure'ist, Power Platformist kuni siis Power BI-ni välja. Meie meeskond on üsna staažikas, et selles mõttes on ja staažikas ka selles mõttes, et paljud meie meeskonna töötajad on enne olnud meie ettevõttes juurutanud ERP-e ja digitaliseerinud tööprotsesse siis ERP-i platvormil ja tunnevad selles mõttes ettevõtete hingeelu ja erinevate ettevõtete nagu lahendusi rohkem. Ja selle pinnalt siis oleme täna siis jõudnud kohta, kus me tahame nendest andmetest, mida ERP-ides töödeldakse ja korjatakse, tegelikult anda siis kasulikku sisendit ettevõtte erinevatele juhtidele juhtimisotsuste tegemiseks, et need logelevad andmed, mida ERP-ides omatakse, panna siis päriselt selliseks KPI mõttes jälgimisele ja see on siis see, millega me oleme põhiosas ja igapäevaselt tegelemas. Nii, on tõeliselt olnud au töötada koos paljude ettevõtetega ja oleme jätkuvalt väga tänulikud, et need ettevõtted meiega koostööd jätkavad, et kui teist siin mõni on, et suur tänu teile, et olete olnud meie kliendid. Ja kokkuvõttes, et siin aeg hakkab meil otsa saama, millest me täna rääkisime, me oleme mitmes ettevõttes näinud, et igas ettevõttes võib olla töölõike, kus oluline info tuleb sisse e-posti teel ja selle töötlemine, automatiseerimine on töömahukas ja väljakutse kindlasti võib-olla ka tekitab vigu või siis ka mingeid viivitusi erinevates töölõikudes ja selle jaoks, et seda lihtsustada, on siis olemas selline väike, ütleme selline nagu AI toel loodud lahendus ja
see lubab siis sellest emailidesse sisse tulevast dokumendi räägastikust korda luua. Ja kui see pakkus teile täna huvi, siis andke märku. Andke märku siis kas kirjutades meile otse või võtke ühendust meie kodulehe kaudu. Kindlasti ka tuleb üks jätkukiri, kust saate oma muljeid tänase seminari kohta jagada. Nii, ja kui teile meeldis tänane seminar, siis kutsun kohe ka järgmisele. Järgmine selline online webinar on 12. mail, siis on teemaks EIS-i poolt pakutavad toetusmeetmed, seal on ka toetusmeetmeid AI-ga võimestatud lahenduste toetuseks, et tulge kuulama, registreerimise link siin olemas, jätan selle siia teile silma ette ja kuna meil aeg on otsas, siis ütlen kõigile aitäh ja ilusat päeva jätku. Me võime korra veel, siin on mingid küsimused tulnud veel, et ma ei tea, kas me vaatame neid Arviga üle veel, et siis... Jaa, väga tore, et on küsimusi tulnud. Kindlasti vastame nendele, kes peab lippama edasi. Ilusat päeva jätku, kellel on veel aega kuulata, siis jääge veel kuulama. Vaatame need küsimused üle. Ma otsin need üle, siin on kuidagi see Q&A on niisugune kommentaaridega, et siis ma nüüd tegin nad lahti vasti need kommentaarid, et siia on tulnud selline küsimus, et see OpenAI lepinguline suhe Microsoftiga just muutus. Kas see ei too kaasa nagu tagajärgi ka siin lahenduses, et me see GitHub Copilot näiteks, siis me seal just ise siin eile ka arutasime, omavahel vaatasime, et paljud hinnad lähevad nagu kordades kõrgemaks seal, et kas me ka siin näeme sellel mingit tagajärgi? Keeruline ennustada. Keeruline ennustada. Seda on keeruline ennustada. Siin on ka see, et antud lahendus jah, kasutab sisse ehitatud mudeleid, aga see ei pea nii olema. Et me saame ju... Olen ka teinud lahendusi, kus me ei kasuta platvormi sisse ehitatud mudelit, vaid API liidestuse kaudu saadame selle prompti välja ja võtame responsi vastu. Et see on selles mõttes ikkagi paindlik, et kui midagi peaks juhtuma, siis saab seda ümber mängida, aga ühelt poolt jällegi, kui üks tõstab hindu, siis ega need teised pikalt järgi ei oota, et üldjuhul et kui need hinnad tõusevad, siis need ilmselt tõusevad ka mujal, et kas ta nüüd mõistlik on, seda ma ei tea. Ja teiselt poolt Microsoft kindlasti, et mudelit kindlasti jääb pakkuma ja tal on ka Anthropicu mudelid tulemas. Lisaks valikusse hetkel on nad lihtsalt experimental staatuses, et need saab katsetada, aga nad ei ole productioniks valmis. Ja siis siin on üks... Erinevatel mudelitel on ka erinevad hinnad, et siin siis tuleb valida nagu kõige optimaalsem mudel selle ülesande jaoks, et kindlasti kallimatel mudelite kasutamine võib-olla tuleks võtta siis nagu, kui vastavalt siis ülesande keerukusele valida sobiv mudel. Ja sellest ka sõltub hind. Nii, palun Taavo. Ja siis on veel üks, ma ei teagi, kas see on kommentaar, küsimärki pole, ma loen ette. Et meil on tellimuses tasulised MS365 Business Standard ja MS365 Copilot. Litsentside loetelust näen lisaks on Power Apps for Developer, Power Automate Free ja mõned litsentsid, mis on tulnud 2 ostetud selle siis ülal nimetatud litsentsiga nagu kaasa. Et kas siia nagu neil on midagi lisaks vaja, et neil on Apps for Developer ja Power Apps for Developer on see, mis võimaldab ise katsetada oma sellises developer environmentis, ei ole mõeldud productionis kasutamiseks. Need free litsentsid on mõeldud kasutamiseks Microsoft 365 ökosüsteemis, et sa võid Power Apps'e teha liidestades need SharePointiga, Outlookiga, Exceliga, Wordiga, aga nii kui sa lähed sealt välja ja kasutad Dataverse'i, siis kohe tekib see premium litsentsi vajadus. Ja, sest selle premiumiga Dataverse tuleb ikkagi kaasa, et kus sa neid andmeid hoiad ja kuhu sa kirjutad ja kogu see pool, et selle free'ga saab seal enda mailboxi vist kuulata ja mingeid asju teha ja liigutada neid kuhugi SharePointi faile või midagi enne. Okei, aga siis mulle tundub, et me saime siit kõik need küsimused läbi vaadatud, et suur tänu kuulamast siis ja
järgmiste projektideni. Peatse kohtumiseni Peatse loodetavasti. kohtumiseni. Jah, just, aga olgu, kena päeva jätku. Nägemist. Nägemist.